Elina taas siin. Oled kuulamas siis audiopodcasti Mis on mõte ja tänase kõne teemaks on Mida sa mõtled. Minu esimene kokkupuude mõttemaailmaga toimus siis läbi Napoleon Hilli raamatu Mõtlemist muutes rikkaks ja sealt ma sain teada, et põhjus, miks ma tunnen ennast halvasti, on minu kahe kõrva vahel ehk et mõte minu peas on see, mis loob minu tunde. Napoleon Hillil on siis seal raamatus üks luuletus, kui usud sa, et lüüa saad, siis saad, kui mõtled, et ei julge saa ja nii edasi. Ja see luuletus oli nüüd esimene selline afirmatsioon, mida ma oma elus kasutasin selleks, et minna ja teha asju, mida ma tegelikult teha ei julgenud, eelkõige siis inimestega rääkimine või inimeste sellistele koosviibimistele minemine. Seda luuletust ma siis kasutasin, et mõjutada oma mõtlemist, mis omakorda andis nagu väikese tõuke selleks, et mu tundemaailm oleks mõni aeg kontrolli all ja ma saaksin oma välisuksest välja minna. Aga ma jagan sinuga täna mõningat rida siis sealt samast Napoleon Hilli raamatust ja mõtiskleme selle üle, mida ta siis nende ridadega öelda tahab. Seesama luuletuseks, kui mõtled, olen tõrjutud, siis oled, et kõrgustesse tõusta, lase mõttel lennata. Et siin ta viitabki mõtlemisele, sõna otseses mõttes nendele sõnadele, mis on sinu peas, olen tõrjutud, kardan teha. Need on mõtted, mis mõjutavad emotsiooni, milles su keha siis on või mida sa oled endale loonud. Vaid siis, kui usud ennast sa, ükski võit sul kätte saamatu ei ole. Siin ilmas võitu alati ei tee, kes teistest kiirem ehk tugevam on. Varem või hiljem saab võidu see, kes oma suutmises kindel on. Nüüd vaatame. Vaid siis, kui usud ennast sa, ükski võit sul kätte saamatu ei ole. Mida see tähendab? Kust tuleb see usk? Tihtipeale öeldakse ja mina olin üks nendest, kes niimoodi mõtles, et kus ma saan selle usu siis, et andke mulle see usk, et jumala eest hea meelega usuksin ja siis mul oleks see kindlus ja siis ma läheks ja teeks ja siis ma ei kardaks. Aga usk on ju samasugune emotsioon nagu hirm. Hirm on usu puudumine või õigemini uskumine sellesse, mida ma ei taha, et juhtuks. Usk on seesama põhimõtteliselt mõte ainult teises suunas. Ma usun millessegi, mida ma tahan, et juhtuks. Kuigi usk võib olla ka negatiivne just nimelt läbi selle hirmu, et ma usun midagi, et juhtub midagi halba, ma ei taha, et see juhtub ja nüüd ma olen loonud endale hirmu. Aga usk on põhiliselt ainult sõnad minu peas, mida ma endale räägin ja nendel sõnadel on mõju minu tundele, õigemini minu keha vibratsioonile ja ma loon endasse siis vastavat tunnet, mida need sõnad luua saavad. Samamoodi, siin ilmas võitu alati ei tee, kes teistest kiirem ehk tugevam on, ehk et pole oluline, ei ole ülimuslik mitte see füüsiline, mida me näeme, vaid varem või hiljem saab võidu see, kes oma suutmises kindel on. Vaid see vaimne, püsiv mõttetegevus, mis toetab minu eesmärki. Mis tähendab, ma olen oma suutmises kindel. Mis tähendab, et ma olen kindel oma eesmärgis. See tähendab seda, et ma toidan oma teadvust igapäevaselt nende mõtetega, mis toetavad minu suutlikkust saavutada seda eesmärki. Mis toetavad seda, et see lõpptulemus on selline, nagu ma tahan. Ma ei ütle endale, et mul ei ole võimalik seda eesmärki saavutada. Ma kahtlen, äkki mul ei ole võimalik. Ma ei räägi endale sel viisil, sest et need mõtted ei loo minu seda suutlikkust, ei kasvata võimekust luua seda eesmärki, mida ma olen öelnud, et ma tahan. Ja on väga oluline tähele panna, milliste sõnadega ma oma eesmärgist räägin. Kõik see on praktiseeritav, kõik see on oskusepõhine, ehk et mul on võimalik harjutada oskust rääkida endaga nii, et ma kasvatan usku iseendasse, et ma kasvatan usku oma suutlikkusse luua seda eesmärki, mille ma olen valinud.
Nüüd teine raamat siis, mis mind mõttemaailmas üsna palju aitas, oli James Alleni raamat Nagu inimene mõtleb. See raamat on, ma ise tõlkisin selle eesti keelde, aga siis üks kirjastus andis ka selle välja, nii et raamatukogudest on see vabalt saadaval. Ja tal on mitmeid huvitavaid mõtteid, väga sügavasisulisi mõtteid seal raamatus välja toodud ja nendest ma tulevikus kindlasti ka siin audioblogis räägin, aga täna võtan siis selle ühe luuletuse, mille James Allen on kirja pannud, küll mitte selles raamatus, see on nüüd teisest raamatust, aga Bob Proctor, kelle juures ma siis aastaid teadvust ja teadvuse ja füüsilise maailma vahelisi seoseid õppisin. Tema tõi selle välja ühes oma programmis Eesmärgi saavutaja. Ja see luuletus ütleb siis järgmist, et teadvus on valitsev jõud, mis vormib ja kujundab. Ja inimene on teadvus ja mida enam ta kasutab tööriistana mõtet, selleks, et vormida seda, mida ta tahab, loob ta enda ellu 1000 õnnehetke või 1000 murehetke. Inimene mõtleb vaikselt ja sellest saab minevik. Keskkond ei ole midagi muud kui meie teadvuse peegelpilt. Ja kui nüüd vaadata jällegi, võtame tükk kaaval, teeme tükkideks selle. Teadvus on valitsev jõud. Kõigepealt võiks muidugi küsida, mis asi see teadvus siis on, sest et võib-olla sa ei ole õppinud seda teemat nii kaua, nagu mina olen õppinud. Võib-olla sa pole isegi selle sõnaga kokku puutunud, aga teadvus on, praktiliselt on ta mateeria, et ma ei taha väga metafüüsikasse minna, sest see on jällegi teema, millesse mina ei ole suutnud süübida, sest et ühesõnaga see teema on natuke minu jaoks keeruline ja ta ei ole mind nii põhjalikult huvitanud, sest et minu kõige olulisem fookus on kõik need aastad olnud oma keha tegevusse suunamises, kuna ma kartsin inimestega suhelda, kartsin tegevusi teha, siis mind huvitas, kuidas ma panen oma keha tegevusi tegema. Ja teadvus mängib siinkohal väga-väga suurt rolli. Teadvus on see, mis istub igas minu keha rakus ja põhimõtteliselt käsutab neid. Ja see on nüüd küll Elina Mägi definitsioon selle kohta, aga teadvus on midagi, mida me ei näe, ta asetseb mittefüüsilises maailmas. Enamik inimesi on harjunud mõtlema füüsilisest maailmast lähtuvalt, et ma näen, et mul on 2 kätt, ma näen, et mul on 2 jalga, ma näen, et mul on raha pangakontol täpselt nii palju, ma näen, et mul on see töökoht ja ma näen, mida mul ei ole. Ja need on kõik need indikaatorid meie füüsilise maailma kohta ja me oleme harjunud mõtlema läbi füüsilise maailma. Nüüd teadvus on mittefüüsiline ja ometi teadvus on see, mis loob füüsilise maailma. Ja teadvus istub igas sinu keha rakus ja teadvus mõjutab seda, mida sinu füüsiline keha teeb ja milliseid tulemusi sa oma elus näed. Ja teadvuses on oluline teada ka seda, et teadvusel on 2 sellist tinglikku osa. Üks on siis see koht, kus on meie mõtted ja seal on oluline toonitada ka seda, et mõtete puhul meil on vaba valik ja me tuleme selle teema juurde ka. Nii et mõtted on need, mida me saame ise valida, aga kui me need mõtted valime, siis ta hakkab mängima rolli selles, kuidas me oma keha liigutame. Ja teine teadvuse osa on siis emotsioon, ehk et mõte ja emotsioon mõlemad asuvad siis mitte füüsilises maailmas, küll aga need hakkavad selle protsessi käigus väljendama ennast läbi meie keha füüsilisse maailma. Kas või see tunne on vibratsioon minu kehas, ma tunnen teda, ta on juba mingil moel füüsiline, mis siis, et ainult mulle tunda. Nii et teadvus on nimelt see valitsev jõud. Mitte see füüsiline keha, mis teeb või ei tee, mitte see füüsiline tulemus, mis tuli või ei tulnud, aga teadvus on see valitsev jõud, mis loob selle võimekuse sinus tegutseda või siis mitte tegutseda, luua seda tulemust või mitte seda tulemust, mida ma tahan ja kõik see füüsiline, materiaalne, loodud, mis asi siis iganes, mida sa näed, see on loodud läbi teadvuse. Ja ta ütleb, et inimene on teadvus ja mida enam kasutab ta tööriistana mõtet, mulle väga tohutult meeldib jällegi see kombinatsioon tööriistana mõtet, sest sõna otseses mõttes mõte on tööriist, mida ma saan kasutada enda juhtimiseks ja tulemuse
loomiseks. Sest nagu ma ütlesin, teadvuses on mul valik, jah, selles ühes osas, kus ma saan valida oma mõtteid. Kui ma mõtte olen valinud, siis ma tegelikult olen loonud ka tunde, nii et ma neid kahte eristada ei saa, aga mõtte saan ma valida ja vastavalt sellele kujundada oma tunde ja määrata siis selle tegevuse, mida ma tahan teha, et oma eesmärki saavutada. Nii et mõtted ei olegi mitte midagi muud kui lihtsalt tööriistad, mida me saame kasutada. Tahan luua head tunnet, valin head mõtted. Tahan luua rõõmu, mis on tunne, valin rõõmu tekitavad mõtted. Tahan luua viha, valin viha tekitavad mõtted. Väga lihtne seos ja seda ei tasu keerulisemaks ajada, sest et muidu see mõtteprotsess läheb sul liiga keerulisemaks, sest tegelikult sul jääb see ülim lihtne tõde märkamata, mistõttu sa ei saa sul on raskem kasutada neid tööriistu, mida ma suga siin jagan. Nii, nüüd selleks, et vormida seda, mida ta tahab. Nii et inimene kasutab mõtet selleks, et vormida seda, mida ta tahab ja kui ta kasutab mõtet, siis ta loob enda ellu 2 tüüpi asju nii-öelda. Õnnehetki või murehetki. Ehk et seda, mida me tahame ja seda, mida me ei taha või nagu me armastame öelda, midagi positiivset või midagi negatiivset. Nüüd see tulemus sõltub sellest, millise mõtte ma valisin. Ja, valin tööriistana mõtte ja loon või vormin seda, mida ma tahan. Aga tahan selles mõistes, et see, mida ma mõtlesin. Inimene mõtleb vaikselt ja sellest saab minevik, keskkond ei ole midagi muud kui meie teadvuse peegelpilt, mis ütleb üksüheselt, et keegi ei näe, kuidas ma mõtlen ja kui me hindame teisi inimesi, tal on küll nii kerge elu ja vaata, kuidas tema hoopis teiste reeglitega sai seal oma, ma ei tea, rikkuse ajas kokku või tervise või mis iganes, siis me tegelikult ei tea, kuidas inimene päriselt mõtleb. Ta mõtleb vaikselt, me kõik mõtleme vaikselt. Kõik, mis on nähtav, on selle mõtte materiaalne ekvivalent. Ehk see tulemus, inimese käitumine, inimese sõnad, mis ta välja ütleb, see tulemus, mida ta loob. Nii et me näeme mineviku mööduvas perspektiivis, näeme tegelikult seda, mida on loonud see mõte, mis on olnud inimese peas. Ja meie keskkond, kõigi meie keskkond on 100% peegeldus sellest, mis toimub meie teadvuses. Mõned küll väidavad, et seal on väike viive, aga ma võiksin tegelikult väita, et see viive on praktiliselt olematu. Nii nagu sa oled vahetanud oma mõtet tegelikult ja siin on vahe, kas ma vahetan mõtet nii-öelda siin üleval ainult mõttetasandil või ma tegelikult vahetan mõtet oma olemuses, ehk ma kaasan sellesse ka oma tunded, ma tunnen, kuidas ma olen selle mõttega üks, siis see füüsiline muutus toimub üsna ruttu. Ja Vic Johnson oli siis see mees, kes aitas mul tegelikult praktiliselt hakata neid teadmisi, mida ma just sinuga jagasin, ka oma elus kasutama, sest et kuigi ma olin kuulnud, et hea küll, et mõte loob mu tunde ja ma sain nagu enam-vähem aru, et kui ma tundsin ennast halvasti, et siis ma peaksin nagu mõtlema midagi muud, aga ma ei adunud päris seda suurt pilti, et kust ma siis alustan, et siin on nagu nii palju mõtteid mu peas ja nii palju nagu asju, millega arvestada, siis Vic Johnson andis mulle ühe käepaela, kui ma liitusin tema programmiga 2006. aastal siis, ja selle käepaela peale oli kirjutatud, mida sa mõtled. Ja siis ma hakkasin tegema igapäevast mõttetööd, näppides seda käepaela siin ja küsima endalt, et mida ma siis praegu mõtlen, mis ma praegu mõtlen, mis mõtted mul praegu peas on. Minu selline kogemus mõttetreenerina näitab, et väga vähestel on see oskus kuulda oma tegelikke mõtteid. Vähe sellest, et me isegi neid pealispinnalisi mõtteid on raske kuulda, sest et kõik, mida me teeme, me hakkame kirjeldama välismaailma. Aga meie enda mõtted on ka ju, meie enesekohased mõtted ja mida me mõtleme sellest välisest maailmast, et kõik need mõtted on tegelikult olulised ja enamik inimesi seda ei kuule. Nii et kui sa oled huvitatud mõttetreeningu tööriistade kasutamisest ja sellest hüvest, mida need tööriistad ja nende kasutamine sulle luua võib, siis esimene harjutus, mida ma sulle selline praktiline harjutus, mida ma sulle pakun, ongi see küsimus, mida sa mõtled.
Ja kui sa käid päeval ringi ja 10 kordi küsid endalt, aga mida ma praegu mõtlen ja vastad. Aga mida ma praegu mõtlen ja vastad. Aga mida ma praegu mõtlen ja vastad. Siis sa hakkad kujundama endale harjumust panna tähele, mis su kahe kõrva vahel toimub. Ja kui sa õpid märkama, mida sa endale räägid ja mida sa endale ütled ja hakkad nägema neid seoseid, millest ma esimeses audioblogis rääkisin, siis see tekitab sulle arusaama, kuidas sa saad hakata ennast ise aitama, milliseid muutusi on sul vaja teha ja kus sa ennast kinni keevitad, jah? Et mis on need probleemid, millega sa tegelikult ennast takistad. Nii et siin on sulle üks kõige olulisemaid, kõige konkreetsemaid harjutusi, et lae alla mõni äpp, mis iga tunni tagant annab sulle märku, et nüüd on aeg seda küsimust küsida ja küsi endalt, aga mida ma praegu mõtlen ja ära üle mõtle selle vastusega, sest et nii nagu sa esitad selle küsimuse, on sul olemas ka vastus. Küsimus on selles, et kas sa seda kuulda tahad. Me tavaliselt hakkame endaga vaidlema, ütleme, see on liiga lihtne, et see ei ole see mõte, mida ma pidin kirja panema või see ei ole see mõte, mida ma tegelikult mõtlesin või see ei ole see et ära lange sellesse lõksu, vaid esita see küsimus ja nõua lihtsalt vastus ja tee seda korduvalt, mitmeid kordi, siis sa hakkad aru saama, kuidas see harjutus toimib. Nii et üle mõelda pole vaja. Aga aitäh sulle, et kuulasid mind taas teemal, mis on mõte ja kuulmiseni järgmisel korral.